Me oleme täna tulnud siia, Peeti Linnamäe. et minna Taimaale. Ja mis esimese asjana teed, kui sa lennuki pealt maha tahad tulla? Vahetan raha. Ja ostan omale telefonikaardi ja 2 õlut. Okei, kas sul on juba 2 õlut? See on juba 3. ja? Mida sa kõige rohkem ootad Taimaalt? Ladyboy on vale vastus. Ladyboysid ei oota. Ladyboysid ei taha, kurat. Eks näha ole, mis Taimaa pakub. Skorpionid hakkad sööma? Ei ole kindel, aga muid elukaid kindlasti. No okei, davai, läksime. Kohal, jah? Kohal, jah. Me tegime nüüd check-in'i ära, aga võtmed saame alles kella 2 kätte. Nii et me lähme vaatame kusagilt midagi süüa. Sina vahetasid. 200 euro ja 200 tahtu või? Nii, me nüüd just tellisime Crabist siis süüa omale. Ja siin on mingi riis, seahakklihaga on ju ja muna. Siin on riis kanaga ja saime nagu lusikad siia kaasa ja mingisuguse tšilliõli ka. Aga me põhimõtteliselt täna oleme lihtsalt niisama ringi tuianud ja siin basseini ääres siin mõnusalt natukene vedelenud. Ja me pole siiamaani tegelikult tuba kätte saanud, kuna ma küsisin kõrgemat korrust ja siis nad ütlesid, et me peame veel ootama, nii et me nüüd olemegi siin oodanud. Sööme ära ja siis ilmselt saame toa kätte. Teeme siin ruumituuri. Tuuriruumi. No nii. Ova. Ma ei tea, päris normaalne ju. Kraanikaust on vist koridoris. Okei. Juhu!
town. Like, you know I got it. Hey, when I'm round, they now. What's up now? This touchdown. Like, hey, niggas from city be hating them niggas. Don't show me no love. Hey, it is what it is, cause I'm brushing my shoulders, walk off with a shrug. Ay, the shit is a dub. Ay, the shit is a dubsy. Ay, why am I all in my feelings when I got these people that love me? Ay, I cannot feel none you niggas, I only feel one that's above me. Ay, come for me quick and I promise my niggas won't make it get ugly. Ay, the shit is a dub. Ay, the shit is a dubsy. Ay, why am I all in my feelings when I got these people that love me? You know I got it. I pull up, I come round, make my rounds, it's my town. Like, you know I got it. Ay. I'm round, they now. What's up now? This touchdown. Like, you know I got it. See on nagu mingi asi sees. See on mingi mangolaava. Küpsetis või? Sitas hea. Täiega magus. Ülimagus, aga nagu päris hea. Palju see oli mingi $6 või? Ma ei tea. See on vähe veel. Need on need või? Oi blinn, vaata neid. Need on mingid rohutirtsud. Seda ma ei teagi. Skorpion on päris suur või? Ma ei ole kindla, kas skorpion on see, et äkki ma ei tea. Ma tahaks proovida ikka. No nii, proovi. Ma ei tea, mina ei... Proovi. Ma olen nõus ainult ühte proovima, aga ma ei söö ära seda võib-olla. Rohutirtsu või? Võta rohutirtsu, võta. Oota, muidugas, ma ei saa, nad on nagu siuksed nagu... Nad on surnud juba. Jaa, ma tean, aga nad on siuksed nagu selle prussaka tekstuuriga või? No, proovi. Ma ei saa. Päriselt või? Ei, ma ei saa. Ma ei tea. Ma ei tea nagu... Ma ei tea. Aga ei on isegi soolane ju. Lambikas. Nagu täiesti lihtsalt siuke mingi krõbe. Krõbe lihtsalt jah, full lihtsalt ära fried on nagu. Oh my god. Proovi söötas. Proovi. Ma ei tea. Okei, ma proovin. Proovi, no võta. See on jumala hea. No ma ei tea teha. Jatska. Okay. That's enough. I'm minding my business and staying committed. I'm treating this shit like a job. I'm running the muck and I'm caught in the clinic. I don't do this shit for applause. Yeah, you know I got it. I pull up, I come around, make my rounds. It's my town. Like, you know I got it. Hey, when I'm round, they now. What's up now? This touchdown. Like, you know I got it. I pull up, I come around, make my rounds, it's my town. Like, you know I got it. Hey, when I'm round, they now. What's up now? This touchdown. Like, No musikas.
ärkasime täna hommikul siis suht varakult ülesse ja tulime siia jalgrattaga sõitma. Et siin on täpselt nagu lennujaama ümber on tehtud 23 kilomeetrit jalgrattarada ja saad siit koha pealt jalgratta laenutada. Mega äge kogemus nagu. Me saime suht nagu high-end jalgrattad, et ma meelega valisin, ma nägin, et seal olid mingid tavalisemaid jalgrattaid ka, aga kuna ma ei ole kunagi ise siukse jalgrattaga sõitnud ja ma ei tea, millal mul veel siuke võimalus tuleks, ma mõtlesin, et päris äge oleks proovida nagu siukest kallimat ratast ja seal jalgrattal olid need käigud olid elektrilised, ülenisti karbon ja mega kiire, nagu mega kiire, täiega lahe, sõida ülikerge ja siuke nagu hästi sujuv ka. See rada on enamasti suht flat ja me Karliga proovisime niimoodi, et mõlemad panime siis nagu nii kiiresti, kui torust tuli nii-öelda ja saime ikka 50 kilomeetrit tunnis kätte. Et päris lahe ja ma olen nagu uhke Karli üle, et ta siin on mitu päeva ikka õhtuti õlut joonud ja niimoodi ja suutis minuga praegu 2 tundi siin raja peal sõita. Ja siin on veel niimoodi, et sa saad pesumas käia. Me maksime veits rohkem kui $5. Ja siin on täiesti olemas niimoodi, et tuled siia, saad oma asjad kappi panna, sulle antakse platud, saad nagu korralikult ennast puhtaks pesta, antakse mingi puhas rätik ja nagu täiesti maksteenindus, nagu nii mõnus. Ja vist isegi saad riided ära pesta, kui tahad. Et jah, nüüd me tegime ennast korda. Karl just ka jõudis pesust tagasi. Ja üritame nüüd siis tagasi Bangkoki saada, et taksojuht hommikul ütles, et tagasi tulla, see on räiged ummikud ja me eile juba saime neid ummikuid ka tunda. Et mõistlik oleks ilmselt võtta mingisugune rong ja sellega nagu linnale lähemale saada, sest et muidu lihtsalt nagu täiesti seisad, täielik seisak. Eriti kui sa autoga lähed rolleriga veel saab kiiremini, aga rolleriga on veits nagu dodži ilma kiivrita siin autode vahel sõita.
me käisime Karliga riideid pesemas ja ma tahtsin näidata, et kuidas nad meile ära need pakkisid. Üks kilepakendisse panid. Oi, mul on isegi see käepaal siia jäänud. Ilusti ära voltinud ja täiega tore. Palju maksime selle eest? 400, ei, 5 sotti, 25 AOD-d siis. Ja puhtud riided ja 4 kilo riided oli vist. 23 või 22 AOD. Nojah, umbes liigikaudu. 4 kilo. Ühesõnaga, ja nüüd me paneme ennast riidesse ja siis liigume rooftop baari. Ilm on veits jamaks läinud. Nagu päris ei saja, aga pilves on ja päeval 100 veits. See on hästi. Räige lillelõhn. Huvitav, kas sinu riietel ka siuke lillelõhn juures on? Need segamini need riided? Ei, on või? Jaa, kõik on segamini. Suured riided, väiksed riided ja suured riided. Okay. Aga jah, ühesõnaga, next stop on rooftop baar. To my friends so quietly, breathing in, look at what you did to me. Tell us you don't even need to buy any dress. If you're gonna have a fire to your place, it's a way. Sa võid ka mingit võikut või? Küll saaks. Minna.
me tulime nüüd Karliga siia linna jalutama, et meil on õhtul Muay Thai boks. Siin on mingisugune suur staadium, kus on iga õhtu live boks ja siis me lähme seda vaatama ja siis ma mõtlesin, et enne seda võiks natukene siin ringi ka jalutada. Yeah. See on jumala lambist nagu piisakad koed, vaata. Sisse vaatake. Me ei pane nagu... Ma kardan, et meil jääb muidu aega olnud. 19. sajandi algul tuli Bangkoki siis hästi palju hiinlasi ja see on täiega mõjutanud seda Bangkoki linnapilti. Ja siin me just tulimegi vaatama niisugust ajaloolist hoonet, et see peaks olema Bangkokis üks vanimaid erahooneid, mille eest on tegelikult pakutud 2 miljardit bahti, aga pereliikmed siis keeldusid sellest. Ja see ongi siis tuntud sellepärast, et on traditsioonilises Hiina stiilis ja siin vanasti toimusid erinevad Hiina kultuuriüritused ja üldse Hiina kultuur on jätkuvalt siis mõjutanud Bangkoki arhitektuuri ja kultuuri, et siin on igal pool näha neid niisuguseid elemente ja stiile üle linna ja me hiljem lähme vaatama ka seda Chinatowni. Ma just pool aega veel. Tulime siia kesklinna, ma leidsin netist mingisuguse jalutamisraja, kus on erinevad sightseeingud ja käisime siin läbi põhimõtteliselt nagu tööstusrajoon, kus on igal pool on mingid automootorid tänava peal ja nagu päris siuke huvitav, näed siukest nagu kohalikku elu ka on ju. Ja siis mingites kohtades on peidetud siuksed väiksed kohvikud ja päris huvitav, käid seal erinevaid kohti vaatamas ja nüüd me olemegi jõudnud viimasesse kohta, kus on mingisugune kirik siin. Ja edasi on meil nüüd plaanis kusagile sööma minna ja siis õhtul on meil poksimats. Jah, ilm on veits täna natuke jama, aga vähemalt ei ole nagu liiga palav, et ma olen nagu siin särgi väel ja mul on jumalast okei olla. Did you get one? Oh,
me teeme 200. Ei. Me oleme oma tegemistega nüüd jõudnud siia Chinatowni ja ausalt öeldes me oleme juba nii väsinud, et me nüüd otsustasime maha istuda ja korra puhata, et sööme midagi. Ja siis ongi varsti juba Boximats, et me siit ilmselt võtame mingi takso ja siis sellega lähme sinna Boximatsi vaatama. Raske. Siin Tais on sellised nagu peidetud baarid, mida nimetatakse Speak Easy'ks ja siin Chinatownis leidsime ka ühe, kohe näitan teile. Täna on meil siis plaanis Templaid uudistama minna, et me tegime hotelli ees kiire hommikusöögi samal ajal, kui me Crab'i ootasime, kuna kui sinna templitesse liiga hilja jõuda, siis need on nii ülerahvastatud, et seal ei ole väga nagu liikumisruumi. Ja meie esimene sihtkoht ongi siis Wat Po, et seal on siis hästi tuntud siuke lamav Buda. Ta on 46 meetrit pikk ja 15 meetrit kõrge ja ülenisti lihtsalt kullaga kaetud, et see oli täiega äge. Et kaamera pildist ei ole niimoodi võib-olla näha, aga see on ikka jõhkralt suur. Ja see tempel on ka siis tuntud selle poolest, et seal on ka Tai massaažikool ja see tempel on siis UNESCO nimekirjas. Aga nagu käime siin ringi ära. Siis peab minti võtma kuskil. Siin pidi olema niimoodi, et sa saad vahetada ka. Siin nendes templites on nii palju neid budakujusi ja täiega huvitav, kuidas nad tegelikult on kõik täiesti erinevad ja täiesti läigivad selle kullaga.
ja siis seinte peal on sellised väiksed maalingud ka nagu, ma ei tea täpselt, mis lugu nende taga on, aga täiega huvitav oli neid vaadata. Et kui sa alguses nagu seal ringi käid, siis võib-olla ei märka kohe, aga korraks nagu seisma jääd ja vaatad neid pilte, siis on nagu täiega huvitav, et huvitav, kuidas nad need välja sinna mõtlesid ja mis lugu siis seal taga on, et täiega äge. Ja ega me järgmised päevad ausalt öeldes võtsimegi lihtsalt rahulikult ja tahtsime nagu puhata ja ega ma väga ei filminudki. Aga me käisime erinevates shopping centerites ja mida pekki, kui suured need on. Ma ei kujuta ette isegi mitu korrust seal on, aga seal videos on näha, et need on ikka mega suured ja me lõpuks nagu ei käinudki kõike seda läbi, sest seda oli lihtsalt liiga palju. Ja jah, ega varsti oligi aeg meile koju liikuda. Ja kallikesed, aitäh, et vaatasite mu videot ja näeme juba järgmises. Tšau! Nobody